tulemast tagasi minu kanalile. Mina olen YouTuber ja täna ma filmin huvitavat videot oma vanematega. Nagu pealkirjast näha, siis tegemist on Guess Who'ga. Mul on siuke tunne, et sellest tuleb nii naljakas video, sest minu vanemad on täielikult boomerid, aga ma arvan, et neil on võimalus päris hästi hakkama saada. Sellepärast, et kes saab kõige halvemini hakkama, peab ära sööma selle pickle in a pouch hot mama flavored. Nii et ma usun, et motivatsiooni võitmiseks on kõigil väga palju, sellepärast, et see, kes võidab, see lihtsalt võidab. Aga see, kes on kõige halvem, see peab siis selle ära sööma. Kui muud ei ole, siis oksendamine aitab. Mängu mõte on see, et meil igal ühel on otsa ees mingisugune tegelane ja kes kõige rohkem ära arvab tegelasi, siis temal järjest vahetub ja kes liiga kaua mõtleb, siis mõtlebki ja jääbki mõtlema. Me saime oma esimesed isikud endale pähe ja ma olen väga excited, sest vanemad täiega itsitavad, mina ka selles mõttes. Nii et vaatame, mis siit saama hakkab. Sina võid siis alustada. Ja, ma kõigepealt tahan selgeks saada, kas ma olen mees või naine? Mees. Mees? Jah. Aha. Kas minu inimene on naine? Ja. Kas minu inimesel on pigem pikad juuksed või lühikesed juuksed? Pigem siis pikad. Kas ta on pigem noor või kas ta on vanem? Üle 50 või alla? Ma arvan, et ta on üle 50. Aga kes teab? Samamoodi ei tea, aga ma arvaks, et ta pigem on vanem. Aha. Kui noorem. Ja. Kas see inimene on Eestis tegev laulmisvaldkonnas? Pigem mitte. Aga ta võib laulda ka, aga ei, pigem mitte. Okei. Ehk siis ta on ikkagi eestlane. Väga. Ma sain nagu 2 asja korraga. Kas sellel pigem pikade juustega härrasmehel või naisel, kas tal on näiteks näakarvad? Ehk siis habevunsid ja mis iganes? Ei ole. Ei ole. Kas ta on avaliku elu tegelane? Ei. Mõne inimese jaoks võib-olla jaa. Aha. Aga see on natuke vale küsimus, mida tema kohta küsida. Okei. Naine eestlane, kes ei tegele laulmisega. Kas ta on pigem kõmuline tegelane? Kindlasti oli aegu, kui ta oli väga kõmuline. Vähemalt selles piirkonnas, kus ta nagu tegutses. Lehtedes kirjutati ja... Mida rohkem te räägite, see rohkem nendele auku kaeb. Kas see naine on kuulus? Väga. See isik on kuulus, jah. Kas ma võin juba pakkuda? What? Jah. Mina pakuksin, et see on minu papa Mihkel. Age oleks küll olla selline. Ei, ei ole. Kas mina olen temaga kunagi olnud ühes ruumis ja veel talle midagi teinud? Jaa. Mina arvan, et kindlasti oled. Ja, ma tean isegi seda. Okei. Ma vist tean, kes see on. Kas see naine on poliitik? Ei, see isik ei ole poliitik. See isik ei ole, jah. Siis ta ei ole naine võib-olla. Kas ma tunnen teda isiklikult? Ei. Mina pakun nüüd ära. Kui see on vale vastu, siis ma olen täielik rumaluse tipp. Aga kas minu isik on Anu Saagim? Ei. Aga mida ma siis talle teinud olen? Ma olen Anule teinud ju. Jaa. Ma olen Anule soengut teinud. Okei, siis see on... Oota, aga kõmuline kunagi vanem naiste rahvas. Kes ei laula. Ühes ruumis olen olnud, olen talle isegi midagi teinud. Kellele ma siis midagi teinud olen? Kas see isik on mingi popstaar? Ei. Staar on vast ikka. No popstaar, ta mõtleb selle all, et nagu... Lauled? Ei ole. Kas see inimene on üldse elus? See mees on elus veel? Ei oska tema elus olemise kohta öelda. Ei ole. Kui nüüd nii võtta, siis ta ei aus ole vastus. elus. Ta ei ole elus. Ta ei ole elus. Ma tean, kes see on. Kas ta on üldse elus veel? Väga Jaa. elus. Kindlasti kohe. Millisesse vanusesse ta jääb? 20, 30 või 30, 40? No 20-30 siis. Kui ei ole elus, siis see võib olla Freddie Mercury. Jälle panin puusse, jah? Ämber. Kas ta on näitleja? Jaa, ta on tegelikult ka näitleja. Ta on näidelnud päris palju. Ta nüüd ei pea niimoodi ka võiksima. Ei, no ma arvan. Mida sina ütleksid? Ja ta on näitleja moodine olnud ja nii edasi. Ja ta on näitleja, on ta kindlasti olnud. Kas see pildiga olev inimene
võib olla keegi sugulastest. ei , mul on kogu aeg see kummitab sinu öeldud see, et mul on väga tähtis ja oluline küsimus. Kas ta on eestlane? ei . ei , ma pakun ühe inimese veel enne , kui ma hakkan mingit teist suunda võtma . Kas see on Brigitte Susanne Hunt ? ei . kas sellel inimesel on juuksed pead ligi kammitud või tehtud või on ta kuidagi sorakile juustega praegu ? selle pildi peal? pildi peal just jah . ma Sorakil ütleks , et pigem. ikkagi pead ligi . Pead ligi ja No mis ta sorakil siis ühe. on? oleme ausad , ikka pead ligi . aga vaata , mis see siis on. vot see . no me ei saa selle pildi järgi nüüd . ta ütles , et pildi peal . no aga see on jama . okei , pead nojah , ligi . selles ta on mõttes , ikka pead ligi juustega ja , ja . ja , No ma eeldaks. ja kas see mees on minu meie sugulane ? ei ole . mitte . kui teie siin lüpsate suguluse teemat , siis mul on tunne , et hoopis mina peaks küsima , kas see inimene minu peas on kellegi , meie sugulane . ja , okei , nüüd ma saan aru , mis siin toimus . ma saan nüüd aru , mis siin toimub . kas ta on naine või mees ? ta on mees . mees . kas ta on kuulus jaa , staar ? jaa . oma valdkonnas jaa . ta on kunagi ajalehes olnud . ma tean ainult ühte inimest , kes on kunagi ajalehes olnud ja see on emme . kas see on emme ? ma läksin alguses vale suunaga , aga teate , mis te tegite ? Te rääkisite kogu aeg sugulusest ja ma eeldasin , et kuna te saite selle mõtte , siis minu peas on see sugulus . okei , väga hea , mina arvasin esimesena . mina sain vahepeal pähe endale uue inimese ja kelle kord nüüd küsida on ? papa , Jaa , kas ta on näiteks sportlane ? jaa . et kas see on üldse reaalne elus olev tegelane või ta on mingi filmi või multifilmi tegelane ? kumma siis , kas filmi või multifilmi ? filmi , jaa . jaa . filmi tegelane . jah . kas minu inimene on mees ? meessoost võib olla küll . jah . kas ta võib olla näiteks Haaland näiteks või midagi siukest ? ja . mis žanris ta nagu , kas ta on ma saan siuke seiklus , muinasjutud rohkem , kas võib nii öelda või ? no ja ta juba Muinasjutu hakkas siin kangelane. värisema . ühesõnaga , tema nimetab seda muinasjutuks , aga mina ütleksin žanri kohta , et tegu on fantaasiaga . kas see mees on üle 40-aastane ? tead , tema vanus võib olla veel palju vanemgi . mulle meeldib , et sa seda rõhutad , sellepärast et siis ma tean , et ta on vana mees . oota , sa küsisid küsimust , kuidas see küsimus kõlas ? kas ta on üle 40 ? emme vastus , ta on kõvasti üle 40 põhimõtteliselt . ja ma arvan küll ma jah . ütlen niimoodi , kui me võtame nagu isikut , siis kindlasti üle 40 . mis jutt see on ? Te ajate meil täiega pea sassi . ja kas ta on näiteks poliitik ? jaa . ja , on või ? ja mina ikkagi küsin fantaasia , aga kas see on ikkagi valdkond õudukas ? no selles mõttes , et mina trügin vahele , kardan . seal on nii ja naa . sa kardad mingeid hetki sealt jaa , Jaa. aga oota . mõtle selle peale , kui paps juba mainis , et tegu on muinasjutuga , siis kuidas see saab olla õudukas ? ainult . aga ma kardan ka muinasjuttudes halba . no täpselt , kas minu tegelane on fiktiivne ? ja jah , kas tal on palju juukseid või ta on pigem kiilakas ? no mitte kiilakas , aga no mitte kiilakas nagu mitte selles mõttes No, kiilakas , pigem aga kiilakas. no, pigem nagu jah, Kiilane. pigem jaa . kiilakapoolne jah . jaa . mingi killeri-laadne tegelane see peab olema , ma arvan , küll jah . et ta on see , kes on üks komöödia ja ma ei oska seda nimetada , aga seal on selline musta keebiga tegelane , kellel on kogu aeg see nagu pealuu välja venitatud . on see , kapuutsiga see vend . Jaa. emme , sa oled valel suunal . ei , see ei ole Scary Movie'st . jaa , iseloomustage ühe sõnaga tema iseloomu . hästi tore on . Te ei tee nalja , palun ärge tehke nalja . rõõmsameelne , jaa , hästi hea minu arust on ta hästi nunnukas . ja hästi hea . meil on kiilakapoolseid päris palju . president on kiilakapoolne . no sa võid pakkuda , no paku . näiteks Martin Helme või midagi siukest . ei ole , mitte Ei Martin , vaid Mart Helme tähendab . ei ole Martin Helme , see oli sinu küsimus . jätkame Martin Helme ei ole . mm . -mm. Martin Helme ei ole kiilakas .
kas tegu on mingi seriaaliga? oo jaa . seeriaga , jah . aga kui ta on nunnu ja tore , siis kas ta võib olla Tiit Marvel ? ei ole ta inimene Tiit Marvel . Kindlasti mitte . kes see tore nunnu mees siis on ? ma teen ühe katse veel . poliitik , kiilakas , Martin Helme poolt , siis on ta 100%, no mitte 100%, aga no kui ta Karis ei ole , ma usun , siis ta on pigem Mart Helme näiteks või midagi siukest . no ma ütlen , et see on ämblikmees . kuidas sa nii võid mõelda üldse , kui ta on vanem ? ei , ta alles ütles , et ämblikmees ta ei ole ju . aa , alles rääkis , et ämblikmees ei ole . kas ta on multikategelane ? jaa . jaa , multikategelane . jaa . kas ta on blondiin ? jaa , Jaa. pigem . kas see on Bond , James Bond ? ei , Te kuulete jah ? ta räägib ühte sama asja 4 korda juba . James Bond , ämblikmees 2 korda ja tal on nii palju vihjeid antud , ikka ei saa aru kellega , kus žanrid on kätte antud . kui me räägime multikast , kas siis ta on nagu multikast niimoodi , et see on nagu animafilm ehk siis ta on nagu täispikk multifilm , nagu sihuke 2-tunnine . ei , ta on pigem natuke lühem . ei . ei siin ole on selline mitu küsimus. versiooni . on olemas pikka , Ei, on stopp. seeriat . kas ta on tuntud selle järgi , et see on pikk animafilm ? ei , kas tal on pikad juuksed või lühikesed juuksed ? no pigem pikad . jah , ma arvan ka , et pigem . kas see on Dracula ? antud kontekstis kindlasti mitte . ta ei ole kindlasti , jaa , verd ta ei taha . ta on loom , tubli . ta on nunnuloom . jaa . kas ta on potsataja ? ei see , ole . kes suurte ma kõrvadega . olen omadega nii plindris , Ei, kui veel plindris ei saa aga . mõttes liigud nagu õiges suunas , et vanaaegne mult . kas ta elab Eestis ? Jah. . muinasjutt , see on fantaasia , siis see ei ole võib-olla ka õudukas , järelikult seeria , ehkki see film on osade kaupa . noh , kas ta võib olla Harry Potter ? nagu Harry Potter , mis Harry Potter inimene või Harry Potter film ? Harry Potter inimene ? ei, ei , kas ta on koer ? ei . ei ole . teeme lihtsalt nii , blondiin jah pikad juuksed jah Eestis . no paneme , proovime lihtsalt . kas on näiteks , sa oled äkki sina või ? vahepeal sai paps uue inimese , ta on üllatavalt hea selles . kas ta on halb tegelane ? jaa , ta sa on ütlesid , väga kas ta on halb tegelikult , ta on ülihalb tegelane . ta on positiivne meessoost 40-ndates multikaloom . ära mõtle 40-ndates , võib-olla see annab sulle 40 aastat juba tuntud . no selles mõttes . see on nüüd täiesti teine teema juba . rohkem . no aga me ei oska sul teistmoodi sulle see on vastata . ülinõme , kuidas te mind olete eksitanud jaa siis ju ., no ma olen nõus sellega jaa . kas ta on jõuludega seotud või ? ei . kas ta on mees või naine ? hakkame sellest pihta . mees . see , kes seda Potterit kogu aeg tappa tahtis , igatepidi hävitada tahtis , ikka nii , ikka naa , aga tal , milline ta välja näeb ? ta oli selline helesinine ninasõõrmetega . jaa , emme . ole . jaa , emme , tegu on Voldemortiga . emme sai vahepeal endale uue inimese vastu laupa ning mina tunnen , et ma olen väga segamini aetud . kas see Minion ? persse , ma olen kas omadega ta on nii . loom ? oota , kes see inimene ta on ? on kindlasti loom ju , no ta ei ole inimene Minion ei ju . ole loom . kes see ta on siis , ma ei saa aru üldse enam . see mees nii-öelda , kas ta on väga kuulus või ta on lihtsalt kuulus ? ta on väga kuulus kas minu uus tegelane on mees või naine ? mees . palun ütle , et see on tema , ei . ma ei julge öelda . ta on vanaaegne , ma sain aru , kas see on Winny Pooh ? Jee! mina sain vahepeal endale uue inimese pähe ja kuna see video on juba üpris pikk ja mul on tunne , et meil on hästi lõbus seda mängida , siis ma arvan , et me teeme teise video veel . nii et me vaikselt wrap up ime seda videot . teeme niimoodi , et kui emme arvab selle ära enne mind , siis me mõlemad sööme seda hot mamat ja kui mina arvan enne emmet ära , siis emme on kaotaja . aga kui mina midagi enne ära arvan , kas siis no on siis ka sa oled hot lihtsalt hot võitja ja sa oled Aa. vist juba niikuinii võitja , on mul õigus ? ma tahan veel võita . palju sa ära arvanud oled ?
1, 2, 3 tükki juba. Sa oled niikuinii võitja. Kui sa aga ma siin... tahan veel võita. Ma tahan veel võita. Ehk siis, kui te olete selle videoga juba nii kaugele jõudnud, siis pange sellele videole kindlasti like, kui te tahate näha teist osa. Ja samamoodi, emme, mida nad peaksid tegema? Subscribe ima. Ja, on ju? Subscribe'ige. Ja just. Vaadake, nad on väga õpetatud. Nad on dresseeritud vanemad. Dresseeritud. Ta on mees. Ta on väga kuulus. Kas ta on eestlane? Ja. Eestlane. Kas ta on reaalne inimene, tegelane või välja mõeldud tegelane? Ta on reaalne. Reaalne. Kas ta on mees? Ei. Kas kõik vaatavad? Ta on mees, väga kuulus eestlane. Väga kuulus. Kuulus võib olla Eesti tasemel kuulus. Aga maailmas kuulus võib olla ja eestlane. Teate, mis ma arvan või? Väga kuulus mees võib Eestis olla ainult üks mees. See Toomas Käss või kes ta, Tommy Käss või mis iganes ta seal võis olla. Mine reaalselt. Paps sai vahepeal endale uue tegelase kaenlasse ja tegelikult me teame, kes on juba terve selle mängu võitja. Ehk siis põhiduell on minu ja ema vahel. Aga paps tahab ikkagi ka mängida, nii et anname talle selle võimaluse. Kas see mees on vanem kui 55 aastat? See on väga spetsiifiline. Jaa, vanem. 55 sinna juurde panid. Aga jaa. Ma tean vaid seda, et tegu on naisega, mis mu peas toimub. Hoppa. Kas ta on eestlane? Mina arvan küll, jaa. Jaa, kindlasti. Lõpetage see eksitamine ära. Ei, kindlasti on eestlane. On. Ei Ta ole ju eestlane. räägib eesti keeles. Eesti keeles küll, aga ta ei ole eestlane minu arust. Ei, ta on eestlane. Okei, väga hea. Ta on Eestis elav inimene, kes tegelikult võib-olla emakeelena ei ole eesti keel. Ei, mina arvan, et ta ikka on eestlane. Sa eksitasid mu lihtsalt ära. No või? ma ei saanud aru. Okei, ta on eestlane. Nii. Inimesed, kas te mõistate, et mina aitan siin kõiki kogu aeg nii, nagu ma arvan, et Eriti õige Mina vastus aitan on. sind ka. Ja siin lihtsalt minu paps täiega keerab kärna kõigile. Sest ma olen vinner. Loomoraal on see, et sa võidad ainult niimoodi, et sa keerad teistele kärna. Ja tegelikult ise sinu oma skillid ei olegi nii head, aga lihtsalt teistele viskad. Minu skillid ei ole üldse head. Minu skillid on super head. Kas ta on päris või ta on nagu, kuidas, nagu sul see Winnie-Puhh oli? Sellist tüüpi. Ta on jah, pigem välja mõeldud tegelane. Selles mõttes, ta läheb sinna leeri, kus ta on fiktiivne ja. Jaa, multikas fiktiivne. siis nagu mingisugune või? Kas nii? See peegeldab. Ta näeb sealt. Mida ma näen? Sa näed kõike sealt. Ei ole võimalik! Jaa, ta näeb kõike sealt. Ta on igavene šulle. Kuradi kurb lugu nüüd. Aga kus sa aru said? Ma sain aru sellepärast, et sa vaatasid sinna. Kuna? Praegu Meil vaatasid. on seal üks väga suure peegeldusega koht. Kas sa tahad öelda, sa terve aeg vaatasid sinna? Ahah, Kõik on perses või? ta on šuller. Ei ole võimalik. Täielik. Ma praegu jagasin ära. Ei! Mida ta sinna vaatab? Päriselt või? Mida sa sinna jõudsid praegu vaadata? vaatasin. Ja enne ta ei jaganud Jaa, sealt siin on vaadata. see kuradi No ja nüüd hakkab lolli mängima. Donald Trump või? Donald Trump jah. See part mingisugune Donald Trump raisk. Sa pane tähele, ma tegin nii. Oota, palun ütle, kui palju sa maha vaatasid? Kõik. Räägime praegu ausalt. Viimase ühe. Haalandi ma arvasin ära, aga Kiilaka ma oletasin. Ta oli Helme moodi natukene blondiini. Ma arvasin, et see on Elisabeth ja mees väga kuulus eestlane. See oli jah, liiga lihtne. See kleepakas pintsaku peal reitis ära. Tean, kes seda kurki sööma hakkab. Peale pikka arutelu selle üle, mida me siis teeme, kui üks on suli ja üks on lihtsalt natuke kehv vemm. Mul on aega 3 minutit, et ära arvata, kes mul peas on. Ja kui ma selle ära arvan, siis mina ei pea ainukesena sööma, sest ema on tehniliselt kaotaja ja kuna paps on suli, siis tema peab ka sööma.
aga kui ma 3 minuti jooksul ei suuda ära arvata, kes mul peas on, siis me kõik sööme. Nii, ma olen naine, ma olen eestlane. Kas ma olen üle 30? jah, piiri peal. Okei, väga hea. Piir. Nii, piir. Kas ma olen fiktiivne? jah, vastad ka midagi või? No ma ei usalda enam teda. Nii, kas ma olen kättemaksukontorist? ei. Ma olen ju eestlane ja ma olen fiktiivne. Tähendab, mis meil seriaalid ju veel on? noh, panete teie kui omaga. Mina või? ma ei tea, mulle tundub küll. Aga kuidas see muusikaga siis seotud on? ta pole ei mees ega naine. ei mees ega naine ja fiktiivne Eesti naine või? Kuradi 30-ndates fiktiivne eestlane või? ta on multikast või? ta on multikas? ei, Mis see toimub siis? Ta on filmist. ei. muinasjutust. Ta on muinasjutust. Kas ta on see nukitsemees? ei ole. Kas ta on see, kes seal Varda otsas elab? Varda otsas elas. Te ei ole minu poolt ja te ajate mind segadusse. mina olen alati sinu Ma annan alla. aga võib ma ütlen kiiresti lõppu, kes on, mina arvasin ära. Kes see sul on peas? Mihkel. Me oleme jõudnud videoga lõppu. Mina ei arvanud ära, kes see tegelane siin on ja seetõttu jäin emaga viiki ja paps on lihtsalt suli. Nii et me kõik proovime seda hot maamat, aga enne seda, kui me seda proovime, siis ma tahan teada, mis asi mul siin on, sest ta ei ole ei multikas, ei film, ei mitte midagi, ta polegi lihtsalt mitte midagi. Nii et ma lähen teid kõiki maha, kui see on mingisugune täielik X-asi. Ei ole võimalik, mis asi see on? Ajage pada talle mitte keegi. Very many cool, aga mul on tunne, et see inimene seal kaamera taga lihtsalt vihkab mind. Nii et jah. Seda enam te peate kõik panema follow ja like ja kirjutama kommentaaridesse, et W Elisabeth mina olen tegija. ja L Mihkel. Aga nüüd on aeg hot maamat proovida. oi kui suur. see on tõesti suur. That's what she said. Palun papsile kõige suurem jämedam ots. Võta see kõige mahlasem siit keskelt ja meie emmega võtame ääred. mina ei jaksa siukse asja suhu võtta. Miks sa naerad? Nii Jämedam. kaugele ei ole hea vaja. tisu meile. Nii on ta nuga peida hea peal. tisu meile. Nii, juba sööd või? No mida sa teed reaalselt? Nii, proovime nüüd. Jaa. See on täielik luuser, kes kõige viimasena selle kõik ära sööb. see on võimatu süüa ju. mida nad teevad? see juba lõhnab halvasti. mina lennasin juba alla. okei, las mina olen. kes siin tegelik võitja on? mina, miks? Suli. kõik asjad mu elus on ainult tänu Sulile. Meie peame. noh, meie ka jah, midagi, ma ei tea. Okei, mina olen teine. See on nii vürtsikas. see on jube vürtsikas. Kõige suurem luuser on Epp, sest ta kõige viimasena sõi selle ära, aga tegelikult it does not matter, sellepärast et kõige suurem luuser on ikkagi minu paps. Seda kogu aeg cheatis. Aga igatahes pange videole like, subscribe ja tehke lihtsalt ükskõik mida, haipige ja kirjutage kommentaare ja jälgige ka mind Instagramis, TikTokis, igal pool, kus võimalik. Ma lihtsalt ei suuda enam, palun! Ja davai, ja head aega kõigile! head aega kõigile, aga kommenteerige. aga vol 2 tuleb või ei Ei. tule? Tuleb! Like for part 2! ma olin nutikas selles mõttes, et ma kasutasin päästerõngast.